Tere! Kell on 18.00 ja me saame alustada Keila linnavolikogu 3. istungiga. Kõigepealt tuletan meelde seda teadaannet, et me jäädvustame tänast volikogu helis ja pildis, et testida seda meie audiovisuaalset võimekust jõuda ühel hetkel volikogu ülekanneteni. Seetõttu see test täna on, et siis on näha, kuidas see kvaliteet ja kõik see töötada toimub. Ja enne kui me saame päevakorra juurde minna, siis traditsiooniliselt on meil ka sünnipäevaliste õnnitlemine, kes on volikogus ja kõigepealt me läheme novembrikuusse ja novembris oli sünnipäev Kaarel. Detsembris oli kuu alguses oli sünnipäev Moonikal. Ja täna on sünnipäev Ermol. Ei ole? Ei ole. Detsembri. Okei, teeme siis. Aga detsembris on sünnipäev ikkagi ka Ermol. Mis number sul oli? 23. Panin kirja. Parandasin veel. Nii, ja tänase volikogu päevakord on 5-punktiline. Loodetavasti läheb sellega kiiremini kui eelmisel korral. Need 5 punkti on esiteks Keila linna 2025. aasta eelarve 3. lisaeelarve. Teiseks Keila linna 2026. aasta eelarve esimene lugemine. Kolmandaks Eesti Vabariigi haridusseadusest tuleneva ülesande delegeerimine. Neljandaks Keila linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti linnade ja valdade liidu üldkoosolekule ja volikokku. Ja viiendaks Keila linna esindajate nimetamine Harjumaa omavalitsuste liidu liikmete esindajate üldkoosolekule. Kes on nõus selle päevakorra alusel tööd tegema, palun käetõstmisega märku anda nüüd. 20 poolt, aitäh! Ja siis käesoleva aasta 3. lisaeelarve. Palun, finantsjuht. Tere õhtust kõigile, austatud volikogu liikmed. Teie ees on Keila linna 25. aasta 3. lisaeelarve. Ja kuna eile olid komisjonid, siis loodan, et annate mulle andeks, et täna teen lühemalt ja lühidalt. Vastavalt määruse eelnõu lisale siis suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud ligi 374 000 eurot, millega siis kaetakse põhitegevuse kulud kogu summas 342 000 eurot ja investeerimise tegevuse kulud 32 000 eurot. Täpsemalt siis suurendatakse maksutulusid 118 000 eurot, tulumaksu laekumist suurendatakse 90 000 eurot, arvestades siis 11 kuu tegelikku laekumist ja nimetatud vahendid suunatakse teede tänavate korrashoiukuludeks, Keila linna jäätmejaama tegevuskuludeks ja tänavavalgustuse hooldus- ja korrashoiukuludeks. Reklaamimaksu laekumist suurendatakse 10 000 eurot ja teede tänavate sulgemise maksu 18 000 eurot, arvestades siis samuti tegelikku laekumist. Ja nimetatud vahendid suunatakse jäätmekäitluse valdkonna tegevuskuludeks, millega kaetakse linna elanikele tehtud väljamakseid aasta alguses, vastavalt siis volikogu määrusele. Tulud kaupade ja teenuste müügist ehk linnaasutuste omatulud suurenevad kogu summas 62 000 eurot. Siin on siis linna elanikele suunatud võõrnäitajate kampaania tulud 4600 eurot suunatakse tõrjevahendi soetuseks. Keila linna jäätmejaama tulusid suurendatakse 20 000 eurot. Tegemist on siis Saue valla ja Lääne-Harju valla kulude katmises osalemise tuludega ja need suunatakse jäätmejaama tegevuskuludeks. Keila kultuurikeskuse tulud suurenevad 15 300 eurot ja nimetatud kulud
tulude arvelt suurendatakse asutuse ürituse kulusid. Siis on laekunud sellel aastal Lidl Eesti OÜ-lt ühekordsed isikliku kasutusõiguse tasud kogusummas 8000 eurot ja samuti need vahendid suunatakse jäätmekäitluse valdkonna tegevuskuludeks. Harjumaa muuseumi tulusid suurendatakse 14 000 eurot ja need suunatakse siis muuseumi tööjõukuludeks ja ürituste kuludeks. Lisaeelarvega lisatakse käesoleva aasta eelarvesse sellel aastal laekunud sihtotstarbelised toetused ja nende arvelt tehtavad kulutused. Siin seletuskirjas on kõik laekunud projektitoetused tabelis välja toodud, ei hakka neid siinkohal ette lugema. Et siin on üksikasjalikult kõik toetused üles loetletud. Ja nimetatud tulude suurendamisega suurenevad siis põhitegevuse kuludest antavad toetused kogusummas 52 000 eurot ja muud tegevuskulud suurenevad 290 000 eurot ning investeerimistegevuse kulud 32 000 eurot. Ja kokkuvõttes Keila linna 25. aasta 3. lisaeelarve eelnõus toodud muudatused ei mõjuta likviidsete varade muutust, põhitegevuse tulud katavad põhitegevuse ja investeeringute kulud. Ja peale 3. lisaeelarve vastuvõtmist on Keila linna 25. aasta eelarve mahud järgmised: põhitegevuse tulude maht ligi 26,6 miljonit eurot, põhitegevuse kulude maht 25,7 miljonit eurot, investeerimistegevuse maht 5,3 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse maht 3,3 miljonit eurot. Ja likviidsete varade muutus on -1,1 miljonit eurot. Eelnõu paragrahvis 2 küsib linnavalitsus volitust laenu andmiseks Keila linnas sõltuvale üksusele aktsiaseltsile Keila Vesi, Pargi tänav 2E1 koolihoone ehituseks võetud investeerimislaenu tagasimakseks, mille tähtaeg saabub siis aasta lõpus. Ja laenu andmise vahendid 4 045 000 eurot on eelarvesse planeeritud esimese lisaeelarvega, mis on siis linnavolikogu poolt vastu võetud 10. juunil. Nii, ja siin on siis määrus ise, milles on 3 paragrahvi. Tea, kas nüüd see määruse lisa on ka meil kuskil siin leitav? Raili, see tabel. Praegu ei ole, jah. Ühesõnaga, ja siis on need määrus siin. Aga minu poolt aitäh, kui on küsimusi, vastan meeleldi. Aitäh. Kas on küsimusi? Oksana. Ma tahaks täpsustada veel kord tulumaksud, see maksutulud kasvanud peaaegu 120 000, et kuidas teie hinnang on, kas see tänu sellele, et Keila elanikide arv kasvas või palgad ikka kasvavad? Keila linna elanike arv 1. jaanuari seisuga natukene kasvas võrreldes 24. aastaga ja kindlasti on ka palgatulu suurenenud, et siis keskmine Keila linna elaniku sissetulek on ka kasvanud, nii et põhjused on mitu. Palun. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. See teema käis läbi ka kõikidest komisjonidest, nagu meile nägime, kuulsime, aga protokolli mõttes ja et protsess oleks korrektne, siis peab saama see ka kõikide komisjonide ülevaate siin volikogu laua taga. Ja elanikkonna ja korrakaitsekomisjon. Elanikkonna ja korrakaitsekomisjon kiitis heaks selle. Hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetab. Aitäh. Sotsiaalkomisjon. Ka sotsiaalkomisjon kiitis üksinäitselt selle heaks. Aitäh. Kultuuri- ja spordikomisjon. Kultuuri- ja spordikomisjon kiitis ka. Aitäh. Planeerimise ja keskkonnakomisjon. Planeerimise ja keskkonnakomisjon toetab. Aitäh. Ja rahanduskomisjon. Rahanduskomisjon toetab ja teil ettepanek on, et see määrus võetakse vastu esimese ühe lugemisega. Ja ma lisaks ütlen ka, et ma taandan ennast hääletuselt paragrahvi number 2 tõttu, et aktsiaselts Keila Vesi. Ma saan nõukogus, et ma ei tahaks.
selge, taandan mina ka paragrahv 2 tõttu ennast hääletuselt, et siis oleks fikseeritud. Ja siis saame minna hääletuse juurde, et on ettepanek võtta vastu Keila linna 2025. aasta 3. lisaeelarve ja teiseks lubada Keila linnavalitsusel anda laenu aktsiaseltsile Keila Vesi koolihoone ehituseks võetud laenulepingu tagasimakseks. Kes on selle ettepaneku poolt, palun käe tõstmisega märku anda nüüd. ...18 poolt. Aitäh, sellega on otsus vastu võetud. Ja saame minna edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Keila linna 2026. aasta eelarve esimene lugemine. Palun. Nii, teie ees on siis, nagu Ahti mainis, volikogu määruse eelnõu esimese lugemise kohta. Keila linna 26. aasta eelarve lähtekohtadest. Tulumaksu uued määrad. 10,64% laekub füüsilise isiku maksustatavast tulust ehk siis eelkõige palgatulult ja 8,5% laekub füüsilise isiku riiklikust pensionitulust. Maamaksu aastane suurenemise piirmäär on 10% ja kodualuse maamaksu soodustus kuni 1000 eurot. Need on need maksimumsoodustused, mida seadus siis võimaldab omavalitsusel kehtestada ja need on ka Keila linnas kehtestatud. Töötasu alamäär on sellel aastal 886 eurot, ei ole teada veel järgmise aasta töötasu alamäär. Selle tõttu oleme hetkel esimeseks lugemiseks arvestanud 7% kasvuga, millest sõltuvad ka lasteaia osalustasud. Töötasu alamäär siis täpsustame eelarve teisel lugemisel. Tõuseb õpetajate riiklik alampalk 1970 euroni kuus ja järgmise aasta eelarves on siis planeeritud kvalifikatsioonile vastava õpetaja töötasu suuruseks Keila koolis 2200 eurot ja lasteaiaõpetajate töötasu on vastavalt haridustasemele vahemikus 1850 kuni 1970. Et need on siis lähtekohad. Keila linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2020. aasta eelarve ja selle eelarve osad on siis põhitegevuse tulud 28 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 26,3 miljonit eurot, mis teeb põhitegevuse tulemiks ligi 1,8 miljonit eurot. Investeerimistegevuse maht on 1,4 miljonit eurot, finantseerimistegevuse maht ligi 1,1 miljonit eurot ja likviidsete varade muutus miinus 750 000 eurot. Põhitegevuse tulud koosnevad siis maksutuludest ligi 18 miljonit eurot ja 64% kogutuludest. Siis on saadud toetused 8,1 miljonit eurot ja 29% tuludest. Siis on kaupade teenuste müük ligi 2 miljonit eurot, mis on siis linnaasutuste omatulud ja moodustab 7% tuludest ja muud tulud 34 000 eurot. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust ja siis kohalikest maksudest, milleks on reklaamimaks ja teede tänavate sulgemise maks. Ja nagu ma eelnevalt nimetasin, siis muutuvad tulumaksu laekumise määrad. 11,29% asemel siis laekub järgmisel aastal 10,64% muudelt tuludelt ja 5,5% asemel laekub siis järgmisel aastal 8,5% riiklikult pensionitulult. Kaupade teenuste müük ehk siis linnaasutuste omatulud ja need jagunevad siis riigilõivud, mis on tulud majandustegevusest, mis jagunevad omakorda tulud haridusalasest tegevusest, tulud kultuurialasest tegevusest ja tulud sotsiaalabialasest tegevusest. Kaupade teenuste müügi alla kuuluvad veel üüri- ja renditulud ja muude toodete ja teenuste müük. Saadud toetused jagunevad siis saadud toetused tegevuskuludeks ja muud saadud toetused. Järgmisel aastal siis laekub meile riigilt tasandusfond ligi 110 000 eurot ja toetusfond 7,2 miljonit eurot. Siin on suurenemine ligi 1,1 miljonit, millest enamuse moodustab siis riikliku õpetaja alampalga tõus ja ka
õpilaste arv Keila koolis on kasvanud ja selle tõttu on see rahastus natukene suurem kui sellel aastal. Muude saadud toetuste all on eelkõige Kultuuriministeeriumi tegevustoetused, mis laekuvad Harjumaa muuseumile ja maakonna raamatukogule. Toetusfond jaguneb siis selliselt, et kõige suuremad vahendid laekuvad üldharidusele. Siis on siin lasteaedade ja õpetajate tööjõukulude toetust, huvitegevustoetus, raske ja sügava puudega laste toetus, toimetulekutoetus, kohalike teede hoiutoetus, rahvastikuregistri toimingud ja vaimse tervise edendamise toetus. Muud tulud moodustavad siis muuseumi kaupade müügist, laekumine vee erikasutusest ja trahvitulusid me järgmiseks aastaks eelarvesse ei prognoosi, sest sellel aastal laekumisi ei ole olnud ja need numbrid on suhteliselt marginaalsed, vaadates linna eelarve kogumahtu. Põhitegevuse kuludest, et kontogruppide lõikes koosnevad põhitegevuse kulud antavatest toetustest, mis siis koosnevad sotsiaaltoetustest 1,3 miljonit eurot järgmisel aastal ja muud toetused 536 000 eurot. Ja muud tegevuskulud siis jagunevad töökuludeks 15,4 miljonit eurot, majandamiskuludeks 8,9 miljonit eurot ja muud tegevuskulud 88 000 eurot ja enamiku sellest moodustab siis reservfond. Nii, põhitegevuse kulud valdkondade lõikes on siis selline, et helesinine ja tumesinine on haridusvaldkonna kulud. Helesinisel taustal on laekumised siis või haridusvaldkonna kulud toetusfondist, mida siis toetab riik 6,8 miljonit eurot ja moodustab siis 26% kuludest. Ja ülejäänud haridusvaldkonna kulud 10,1 miljonit eurot ja 38% on siis liigearvelistest vahenditest. Ja siia kuuluvad siis haridusvaldkonna kulud, sealhulgas siis hallatavate asutuste kulud, Keila kool, Keila muusikakool, lasteaed Miki ja lasteaed Vikerkaar. Järgmiseks on oranžil taustal vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna kulud. Kogu summas siis 3,1 miljonit eurot ja 12% kogu kuludest. Ja siia kuuluvad peale vaba ja kultuuri valdkonna kulude veel hallatavate asutuste kulud, Keila kultuurikeskuse, Keila noortekeskuse, Harjumaa muuseumi ja Harju maakonna raamatukogu kulud. Siis roosal taustal on sotsiaalne kaitse, 3 miljonit eurot ja samuti 12% kogu kuludest. Ja siia alla kuuluvad sotsiaalvaldkonna kulud, sealhulgas hallatava asutuse Keila sotsiaalkeskuse tegevuskulud. Siis on edasi üldised valitsussektori teenused kollasel taustal 1,7 miljonit eurot ja 6% kogu kuludest. Siia alla kuuluvad eelkõige linnavalitsuse ja volikogu kulud. Järgmiseks on meil keskkonnakaitse 697 000 eurot ja 3% kuludest. Siis on majandusvaldkonna kulud 630 000 eurot ja 2% kuludest ja elamu kommunaalmajanduse kulud 154 000 eurot ja 1% kuludest. Ülejäänud valdkondade kulud siia sektordiagrammile ei mahu, nendeks on siis tervishoid, riigikaitse ja avaliku korra ja julgeoleku kulud. Ja kui võtta nüüd kõik need kulud kokku, siis 61,8% kaetakse linna tulubaasi arvelt, 30,7% kaetakse riigi poolt sihtotstarbeliste toetuste arvelt ja 7,5% kaetakse linna asutuste oma tuludest. Ja jõudsime investeerimistegevuse eelarve ossa. Järgmisel aastal on planeeritud põhivara soetuseks 1,8 miljonit eurot, millest siis toetustena saame põhivara soetuseks 600 000 eurot. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering on Maidlamaja koolihoone ehituseks 150 000 eurot. Tagasi laekuvate laenudena kajastame aktsiaseltsile Keila Vesi antavat laenu, mille siis põhiosamaksed hakkavad laekuma järgmisel aastal. Kogu summas siis järgmisel aastal 139 000 eurot. Finantstulude all on Keila Vee laenu intressitulud 96 000 eurot
ligikaudu siis ja linna oma võetud laenude intressikulud on siis finantskulude all ja moodustab siis 367 000 eurot. Põhivara soetusest on siin täpsemalt välja toodud tabel valdkondade ja objektide lõikes. Majandusvaldkonnas on planeeritud Ülesõidu tänava projekteerimine 30 000 eurot, Põhja tänava ehituse põhiprojekt ja ettevalmistavad tegevused 150 000 eurot. Sõlmpunktide vaheline kergliikluskoridor 1,3 miljonit eurot. Elamu kommunaalmajanduse valdkonnas on plaanis Mudaugu kergliiklustee tänava valgustuse parandamine 40 000 eurot ja vaba aja kultuuri all on Kaaretee 4 puhkeala väljaehitamine, mis on siis arendaja sihtotstarbeline vahend 100 000 eurot, mis on juba linnale laekunud ja Harjumaa muuseumi Linnuse tänava hoone uue katuse ehitus 140 000 eurot. Ja see kõik kokku moodustabki selle 1,8 miljonit eurot investeeringuid. Finantseerimistegevuses esimeseks lugemiseks uusi laene ei ole planeeritud ja olemasolevate kohustuste tagasimaksed moodustavad ligi 1,1 miljonit eurot. Ja toon siin tabelis välja ka linna laenukohustused. 1. jaanuari seisuga järgmisel aastal on linna olemasolev finantskohustus 13,2 miljonit eurot ja see koosneb 3 laenust. Ehitajate tee koolihoone laen, lauluväljaku laen ja Männikorpuse koolihoone laen, mida siis linn võtab endale refinantseerides Keila Vee Swedbanka pangalaenu. Ja eeldatav eelarveaasta oodatav tulem ja netovõlakoormus. Netovõlakoormus järgmise aasta lõpu seisuga on Keila linnal 39,3%, ülemmäär on 70% ja kui võtta nüüd Keila linn koos oma sõltuvate üksustega, mis on siis arvestusüksus, siis on netovõlakoormus 34,4%. Ja likviidsete varade poole pealt Keila linna 26. aasta eelarve projektis on likviidsete varade planeeritav muutus -750 000 eurot, mis tähendab, et raha ja pangakontode vahendid siis järgmise aasta lõpuks vähenevad selles summas. Ja täpsemad andmed siis likviidsete varade suunamatu jäägi kohta esitame eelnõu teiseks lugemiseks. Siis eelarvemääruse paragrahvis 2 on toodud Keila linna 26. aasta toetuste määrad. Muudatused olen toonud välja kollasel taustal. Toetusliike on siis meil siin 13. Suurendame esmakordselt kooli mineva laste toetust 10 euro võrra. Siis suurendame erivajadusega laste transporditoetust 20 euro võrra kuus. Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus ootab nüüd järgmise aasta töötasu alammäära kehtestamist ja seda me täpsustame teiseks lugemiseks. Ning viimane koolieelse eralasteasutuse ja eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäära suurendame 30 euro võrra 550 euroni lapse kohta kuus. Paragrahvis 3 küsib linnavalitsus volitusi, et linnavalitsusel on lubatud kinnitada ala eelarvetega hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus. Ja linnavalitsusel oleks lubatud võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil arvelduskrediiti kuni 1 miljon eurot. Ja laen tuleb tagastada siis eelarve aasta jooksul. Linnavalitsus ei plaani seda võimalust kasutada, aga lihtsalt, et likviidsuse mõttes oleks see võimalus olemas ja sellest teavitab linnavalitsus ka volikogu. Ja kokkuvõttes olen selle lühikese ülevaate teile andnud ja muudatusettepanekutest informeerin teid nii palju, et vastavalt Keila linna finantsjuhtimise korrale esitatakse siis muudatusettepanekud kirjalikult pärast eelarve eelnõu esimese lugemise lõppemist ja volikogu määratud tähtajaks siis. Ja ettepanekuid võivad teha volikogu liikmed, volikogu ja alatised komisjonid ja nende liikmed ning linnavalitsus. Ja eelarve eelnõu muutmise ettepanekule tuleb siis lisada ka katteallikad ja tuleb siis vältida katteallikateks finantseerimistehingute ehk siis uute pangalaenude võtmist või siis likviidsete varade muutust ehk siis likviidsed varad ei tohiks vähendada. Selline lühike kokkuvõte minu poolt.
aitäh. Palun, kas on küsimusi? Palun, Mare. Jah, mul küsimust ei ole, ma lihtsalt tahan Katrit tänada, et ta iga kord oskab väga arusaadavalt eelarvet selgitada ja et sa oled linna eelarvet tasakaalus hoidnud. Aitäh. Kas on küsimusi? Jaak Saarepõld. Ehk uues koalitsioonilepingus on ilusti kirjas, et otsime võimalusi Keila elanikele rongisõidu soodustuse elluviimiseks. Ma saan aru, et koalitsioon alles hakkas töötama, aga mu küsimus, kas oli see üldsegi arutelus uue eelarve arvestades? Täna on selline, ütleme, esmakordne olukord, kus tegelikult käesoleva eelnõu esitas volikogule eelmine linnavalitsus. Kuna seadus nõudis, et volikogule tuleb järgmise aasta eelarve eelnõu esitada vähemalt 1 kuu enne eelarveaasta algust, seega tegi seda vana linnavalitsus, nii et sellised muudatused nagu rongisoodustuse lisamine eelarvesse tuleks siis teha muudatusettepanekuna ja uue linnavalitsuse poolt. Ehk siis veel ei ole neid teemasid kaalutud. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Jaa, Veilja. Et see viimane toetusmeede, see eralasteaedade toetus, et kas eelmisel aastal üldse seda oli vaja, et praegu ei peaks olema Keilas puudu lasteaia? Praegu veel ei ole, aga tegelikult on meil lasteaiakohad hetkel täis. Seega tavaliselt veebruaris, märtsis ehk siis õppeaasta teisel poolel võib meil olla vajadus eralasteaia või lastehoiu järele. Et selles suhtes, et tavaliselt on need siis kuni 3-aastased lapsed ja need rühmad on meil ikkagi võrdlemisi täis. Et natuke ikkagi läheb seda vaja, aga kasutatakse ka koduse lapse toetust. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Mul oleks üks küsimus, et seal oli finantstulud rea pealt koha peal üks rida ja intressitulud siis Keila veelaenule. Keila veelainult. Ja just. Põhiosa on siin, see on põhiosa rida, see on põhiosa makse ja see on intressitulude. Et 400 000 aastas, 9500. Jah, on. Et me kirjutame selle küll pluss poole peale, aga ometi keegi ei arva, et siis Keila vesi maksab selle kinni või? Ei, tegelikult on see natukene, kuidas ma ütlen siis, ühelt realt teisele suunamine, et siis tegelikult siit taskust sinna tasku, sest et kuna Pargi tänav kindlasti hoonet ju kasutab Keila koolijoonena see hariduse pakkumiseks, siis tegelikult Keila linn tagab need laenuvahendid makstes siis Keila veele üüri. Samas suurusjärgus. Siis maksame selle intressi lõpuks tagasi. Just, aga see intress on ikkagi oluliselt väiksem kui see intressikulu, mis Keila vesi pangale maksis. Et kokkuhoid on saavutatud tegelikult. Aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Mul oli küsimust, mida tahaksin samuti Katrit tänada ja tunnustada väga põhjaliku, selge ja arusaadava eelarve ülevaate eest. Ja küsimus minu just selle tõttu, et eile oli komisjonide koosolek ja väga palju küsimusi oli ja kõik need küsimused said ammendavad vastused. Ma arvan, et täna saame selle tõttu kiiremini. Aga aitäh, Katri. Usun, et Keila rahaasjad on heades kätes. Aitäh. Veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Siis saame minna komisjonide seisukohavõttude juurde ja elanikkonna korrakaitsekomisjon. Elanikkonna korrakaitsekomisjon toetab. Aitäh. Hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetab. Aitäh. Sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetab. Aitäh. Kultuuri- ja spordikomisjon. Kultuuri- ja spordikomisjon toetab. Aitäh. Planeerimise ja keskkonnakomisjon. Planeerimise ja keskkonnakomisjon toetab seda ja samuti. Ja rahanduskomisjon. Rahanduskomisjon toetab volikogus esimese lugemise lõpetamist ja eelnõu suunamist teisele lugemisele. Ja linnavalitsuse ettepanekul soovitame parandus- või muutmisettepanekute tähtajaks 5. jaanuar kell 17.00. Selge. Aitäh. Siis saame panna selle kõik hääletusele. Ja ettepanek on, et
lugeda Keila linna 2026. aasta eelarve esimene lugemine lõpetatuks, suunata see teisele lugemisele, nii et muudatusettepanekute tähtaeg saab olema esmaspäev, 5. jaanuar kell 17.00 klv@keila.ee. Muuhulgas siis oluline, et ettepanekuid saavad teha kõik linnavalitsusvolikogu liikmed ja volikogu komisjonide liikmed. Teiseks, et Keila linna 2026. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad on kategooriad 13 erinevaks kategooriaks jaotatud nii, et sünnitoetus 500 eurot lapse kohta, esmakordselt kooli mineva lapse toetus 170 eurot lapse kohta, juubelitoetus 50 eurot juubilari kohta, eestkostel oleva lapse toetus 50 eurot lapse kohta kuus, erivajadusega lapse transporditoetus kuni 180 eurot kuus, millal toimub õppetöö, isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,3 eurot kilomeetri kohta, hooldajatoetus puudega lapse hooldajale 70 eurot lapse kohta kuus, hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale 70 eurot hooldatava kohta kuus, matusetoetus 240 eurot lahkunu kohta, lastega pere toetus kuni 200 eurot lapse kohta aastas, koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus kuni 106,32 eurot lapse kohta kuus antud hetkel siis, vajaduspõhiselt lapse huviringi ja laagri toetus kuni 200 eurot lapse kohta aastas, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus kuni 400 eurot aastas ja viimaseks koolieelse eralasteasutuse ja eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäär kuni 550 eurot ühe lapse kohta kuus. Ja kolmanda paragrahvina on ettepanek volitus anda linnavalitsusele, et linnavalitsusel on lubatud kinnitada alaeelarvetega hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes. Ning teiseks, et linnavalitsusel on lubatud võtta eelarve aasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu kuni 1 miljon eurot. Laen tuleb tagastada eelarve aasta jooksul. Linnavalitsusel tuleb informeerida laenu võtmisel laenu tingimustest volikogu. Kes on selle õige ettepaneku poolt, palun käe tõstmisega märku anda nüüd. Aitäh, 19 poolt, kes on vastu, 0 vastu, kes on erapooletu, 1 erapooletu. Sellega on suunatud teisele lugemisele. Aitäh ja saame minna kolmanda eelarvepunkti juurde, kolmandast päevakorrapunkti juurde. Kolmas päevakorrapunkt on Eesti Vabariigi haridusseadusest olenev ülesande delegeerimine. Palun abilinnapea Anneli Veer. Aitäh. Et selle volikogu määruse eelnõu eesmärk on siis Vabariigi haridusseadusest tuleneva ülesande delegeerimine linnavalitsusele. Ja taust on siis see, et põhjus, et 1. septembrist jõustus haridusseaduse muudatus, millega tõsteti õppimiskohustuse iga 18. eluaastani. Ja tulenevalt haridusseadusest siis on kohaliku omavalitsuse ülesandeks selgitada välja õppimiskohustuse täitmata jätmise põhjused. Tuleb leida ka seda õppimiskohustuse täitmist toetavad meetmed ja korraldada ka nende rakendamist. Ja et seda siis teha, selleks tuleb siis kehtestada õppimiskohustuse täitmise tagamise kord. Ja et siis piltlikult öeldes volikogu liikmed ei peaks nende asjadega tegelema, siis ongi ettepanek, et delegeerida need tegevused linnavalitsusele, kus siis noorte heaolu spetsialist sellega tegelebki. Võib-olla siis taustaks, et need noored siis, kes ei täida oma õppimiskohustust, et need siis põhiliselt jagunevad kaheks. Osad on need, kes ei ole ühegi õppeasutuse nimekirjas, paljud neist on näiteks ära kolinud kuhugi, aga ei ole teada täpselt, kus nad on või miks nad õppimiskohustust ei täida. Ja teised on siis sellised, kes on küll õppeasutuste nimekirjades,
aga nad ei täida või tähendab, neil on väljakukkumise oht, koolist väljakukkumise oht, ka nemad vajavad siis toetust ja noorte heaolu spetsialist siis nendega tegelekski koostöös haridusasutustega. Et see on siis selline lühike määruse eelnõu, et meil on küsimusi. Aitäh, kas on küsimusi? Palun, Karen. Et ma küsin, kas see eelnõu siis eeldab täiesti uut ametikoha loomist linnavalitsuses või struktuuris? Ei, et linnas ongi noorte heaolu spetsialist, kes siis võtaks need nii-öelda kohustused enda kanda. Et tegelikult jah, hea tava on, et kui riik annab omavalitsusele ülesandeid juurde, eks ju, siis ta võib justkui ka nagu raha juurde anda. Aga selgitus on see, et te tegelete ju sellega nii kui nii. Teil juba inimene on struktuuris. Maret, palun. Ja ma olen selle teemaga päris pikalt tegelenud ise ka, aga tahaks teada sinu arvamust, et kui realistlikuks sa pead seda, et millised need meetmed on, mida Keila linn päriselt rakendada saab, et need lapsed siiski kooli jõuaks ja koolikohustust täita. No eks tulebki välja selgitada, et on see siis nõustamine, eks ju, on see vanemate nõustamine, on see noore muredest aru saamine, nõustamine, koolitamine, mis iganes seal taga on. Et siis vastav spetsialist oskab ka siis paremini suunata ja tegeleda kindlasti paremini kui mõni, eks ju, volikogu liige. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja palun teada. Ma küsiks lihtsalt, et kas on teada, kui palju selliseid noori võiks olla, kes seda teenust vajaksid? No neid noori, kes siis ei ole ühegi õppeasutuse nimekirjas, et neid on hetkeseisuga vist siin 20+ noort. Ja neid, kes siis on nagu välja kukkumise, välja langemise ohus, et neid siis nagu kõigepealt tegeleb kool nendega. Aga kui on muresid, et siis pöördub omavalitsuse poole, et ma ei oska öelda, mis see suurusjärk on võtta, siis neid tuleb nagu jooksvalt. Aitäh. Aitäh ja palun Tarja. Küsin Annel, kas ma sain eilsel komisjoni koosolekul õigesti aru, Kristel Kõrvits ütles, et 20 noort enam-vähem on need, kellel see probleem on, aga enamus nendest on siiski sellised, kes on välismaal elama kolinud. Et jätkavad oma õpingut pole seal, et nad ei ole lihtsalt siin Eesti koolide nimekirjas. Ja just, et see 20+ noort olidki need, kes ei ole ühegi nagu selle haridusasutuse nimekirjas siin, aga sellest vist tõesti valdav enamus on need, kes on kuhugi välismaale läinud, aga ei ole lihtsalt sellest teada. Et tegelikult probleem ei ole nii suur kui 20 last, et oluliselt paarist õpilasest käisud. Siiski ma nüüd täpsustaks seda, et kui me saime teada, et 20 õpilasest, kes ei täida seda kohustust, on enamus välismaal, siis tegelikult ei ole ju nendega 20-ga peaaegu üldse mingit probleemi ega tegevust. Et mis see tegevus siis on? Ainult nendega, kes on koolist välja kukkumise lävel, eks ole. Et seal ju, eks ju ongi kirjas, et omavalitsuse ülesanne on välja selgitada, et miks seda õppimiskohustust ei täideta, eks ju. Ja kui meile teada olevalt ei ole nad ühegi haridusasutuse nimekirjas, siis me peamegi välja selgitama, et miks nad ei ole või kus nad on, eks ole. Et jah, tõepoolest, et nemad ongi eemal nendega otseselt nagu jah, tegeleda vaja ei ole. Aga toetada. Kuidas? Kes nad üles leiab siis meile maailma? No siis meie see noorte heaolu spetsialist nendega tegeleb. Ja Maret, palun. Ja ma lihtsalt Tarmale repliigi korras ütlen, et tegelikult on süsteemid olemas ja noorte heaolu spetsialist nagu nii kooliga teeb koostööd, aga minu enda jaoks on nagu küsimus see, et kui see põhikooli lõpetaja ei pääse Keila kooli ja samas omavalitsus tagama talle koolikoha, siis tähendab linnale rahalist koormust, sest et lapsevanemad võivad hakata nõudma transpordikulusid, majutust, sööki või siis teeb Keila kool väikeklassid, et see on see minu meelest selline mure. Aitäh, kas on veel küsimusi? Tundub, et on. Ei, mul on redaktsiooniline täpsustus, et linnapea nimi, et kas peaks olema Keila valgend. Ja Markus, jah. Läheb muutmise. See esitati varem. Esitati varem.
jah, aga noh, nüüd, eks ole, täna aastal siis. Üks sarnane koht oli seal veel, et esitati varem volikogu komisjoni. Mõtlega, kas peab vahendama või peab vahendama? Noh, vastu võtame ikka õigete nimedega. Just. Jah, selge, aga siis tean, et see teema oli hariduskomisjonis. Hariduskomisjon toetab. Selge, aga siis on ettepanek delegeerida Keila linnavalitsusele kui täitevorganile Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahv 10.3 lõikes 3 linna pädevusse nende küsimuste lahendamine. Kes on selle ettepaneku poolt, palun töötamisega märku anda nüüd. Kakskümmend poolt. Aitäh, sellega on vastu. Saame minna edasi 4. päevakorrapunkti juurde, milleks on Keila linna esindajate ja asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku. Palun linnapea. Tere õhtust! Eelnõu eesmärk on siis linnade ja valdade liitu Keila linna esindajate nimetamine ja kuna Keila linnal on üle 10 000 elaniku, siis meil on seal ka nii-öelda 4 esindajat ja siitkohalt meie ettepanek on siis volikogu liikmetena nimetada esindajateks Ahti Noor, tema asendaja Reigo Rosin, teise volikogu liikmena Ain Lang, tema asendajaks Jaan Murdla, linnavalitsuse liikmetena Keiu Valge, tema asendaja Ott Lepik ja linnavalitsuse liikmena Anneli Pärlin ja tema asendaja Merike Käver. Edasi läheb. Volikoguga? Jaa, volikokku. Ja volikokku nimetada siis esindajatena Keiu Valge, tema asendaja on Lang ja Anneli Pärlin ja tema asendajaks Ahti Noor. Aitäh, kas on küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole, siis on ettepanek linnade ja valdade liidu üldkoosolekule määrata esindajateks linnavolikogu liikmetena siis Ahti Noor, tema asendaja Reigo Rosin, oli linnavolikogu liikmena Ain Lang, tema asendaja Jaan Murdla ja linnavalitsuse liikmetena Keiu Valge, asendajaks Ott Lepik ja liikmena Anneli Pärlin, asendajaks Merike Käver ning linnade ja valdade liidu volikokku esitada esindajaks Keiu Valge, tema asendaja Ain Lang ja siis Anneli Pärlin ja tema asendajaks Ahti Noor. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käedestusega märku anda nüüd. Aitäh! 19 poolt, kes on vastu? 0 vastu, kes on erapooletu? 1 erapooletu. Aitäh! Sellega on esindajate määramine lihtne. Ja viimane 5. päevakorrapunkt on siis Keila linna esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmete esindajate üldkoosolekule. Ja ettepanek on siis Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Keila linna esindajana nimetada volikogu esimees Ahti Noor ja tema asendajaks Ain Lang ja linnavalitsuse poole pealt Keiu Valge ja tema asendajaks Anneli Pärlin. Aitäh! Kas on küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole. Siis on ettepanek nimetada Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmete üldkoosolekule esindajaks Keila linnavolikogu liikmena Ahti Noor, tema asendajana Ain Lang ja linnavalitsuse liikmena Keiu Valge ja tema asendajana Anneli Pärlin. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käedestusega märku anda nüüd. Aitäh! 19 poolt, kes on vastu? 0 vastu, kes on erapooletu? 1 erapooletu. Sellega on esindajate määramine kinnitatud. Suur tänu. Ma annan teada, enne kui me saame tänase istungi lõpetatuks lugeda, et järgmine volikogu on planeeritud
teisipäevaks, 27. jaanuariks. Ja tänase, nii nagu kirjas sai ka kirjutatud või tänase volikogu istungi kutses, et nüüd pärast siis volikogu istungit on võimalik meil natukene vabamas vormis arutleda olulisemate teemade üle, mis puudutavad Keila linna arengut ja mis olulisem siis saada omavahel võib-olla rohkem tuttavaks. Aitäh ja tänane istung on lõppenud.